Meiega liitub nüüd Londonist Catherine Perez-Shaktam. Ta on Iraani, Jeemeni ja radikaalsete liikumiste ekspert ning Forum for Foreign Relationsi tegevdirektor. Catherine, kas sa usud, et Iraan kavatseb seda kokkulepet pikaajaliselt täita või ostab ta lihtsalt aega? Muidugi me ei tea siiani täpselt, mis see kokkulepe on. Aga üldiselt, kuidas sa näed Iraani oma teed küll lubadust Iisrael hävitada või Lähis-Idast laieneda ellu viimas, nagu mõned iisraellased usuvad? Ma ei usu hetkekski, et see režiim oleks aus või et nad kavatseksid tegelikult mingisugusele kokkuleppele jõuda Ameerika, Iisraeli või kellegi teisega. Vaata, ma arvan, et probleem, mis meil on, ja ma soovitaksin, et Araabia riigid võtaksid seda arvesse, on see, et hetkest, mil see režiim täide viib oma ähvarduse võtta kontrolli alla, Hormuzi väin, on meil probleem, ülemaailmne probleem. Miks? Sest kui nad teevad midagi korra, teevad nad seda uuesti. Nad on aru saanud, et see toimib. Ja vaatamata president Trumpi lubadustele või ähvardustele, kuidas iganes sa seda ka ei vaataks, tegutseda ja sundida neid avama pole seda siiani tehtud. See võttis igavikku. Ja olenemata sellest, kui suur sõjaline kohalolek piirkonnas oli, ei muutnud see olukorda mitte üks raas. Ja see peaks meid tõesti muretsema panema. See režiim mõistab ainult üht asja. Olen seda varem öelnud ja ütlen seda uuesti. Jõudu ja vägivalda, kahjuks. See on keel, millest see režiim aru saab ja mida ta räägib. Kuni me ei mõista, et peame neile sama kõvasti vastu lööma, nagu nemad meile on teinud ja teha püüavad. See ei toimi. Terroriga ei saa läbi rääkida. Ja see on suure algustähega tee. Ma ei saa aru, miks me jätkame neid vestlusi, eriti Washingtonis, kus nad petavad end mõttega, et keegi võiks saada Nobeli rahupreemia selle eest, et sõlmib Iraaniga kokkuleppe. Pole mingit kokkulepet, mida vahendada, sest nemad ei täidaks selle kokkuleppe tingimusi. Mitte täna, mitte homme, mitte kunagi. Vähemalt tuumaküsimuses on Trumpi administratsioon alati kritiseerinud JCPOA-d ja Barack Obama kokkulepet. Kas Trump tegi siin sama või on peatamise osas midagi paremat? Näiteks, praegu räägime me igavesest piirangust sellele, kui palju Iraan võib uraani rikastada. Samuti võib olla mõne rajatise lammutamisest. Või lükkas Trump lihtsalt probleemi edasi? Aga mida see tähendab? Teate küll, kui ta ütleb, et see on igavesti ja alatiseks keelatud. Noh, kuni järgmine president ametisse astub. Ja et mõtlen, mis väärtus on kokkuleppel, kui inimene, kes istub sinuga laua taga, ei ole aus või tal pole kavatsust ega arusaamist sellest, mida rahu tähendab. Me räägime inimestega, kes usuvad, et 7. oktoober oli inimkonna jaoks suur võit. Kuidas me saame üldse mõelda lause algusele, mis sisaldaks sõna rahu? Milleks üldse? Mina isiklikult ei suuda, ma ei saa selle eest vastutada. Ma arvan, et see on naeruväärne. Ma arvan, et JCPOA oli katastroof. See leping on katastroof, ainult et see on lihtsalt teistsuguses kuues. Ja seekord oli selle vahendajaks härra Trump. Nii et ma ütleksin, et kui ta räägiks kellegi teisega, siis ma usuksin seda. Aga ma ei usu, sest tegemist on režiimiga. Nii et kui me arvestame ka sellega, et ISGC juhib täna olukorda, siis mis lootust meil on, et meil tekib mingigi normaalsuse sarnane olukord? Seda ei juhtu kunagi. Ainus viis. Ja me unustame selle loo suurimad ohvrid, iraanlased. 92 miljonit iraanlast panid meie nimel oma kaela pakule. Kui ma ütlen meie, siis mõtlen ma kogu maailma. Meie soovi näha seda režiimi kadumas. Need inimesed peavad nüüd maksma ränka hinda, hoolimata sellest, et me ei tegele tegelikult reparatsioonidega, nagu see oli Kuveidi, Bahreini, Saudi Araabia või Araabia Ühendemiraatide puhul. Need inimesed, ma kujutan ette need tsiviilisikud, kes said pihta ja võib-olla surid, sest ma ei tea, kui palju inimesi tegelikult suri, paljud said vigastada. Mida me teeme reparatsioonide osas? Kas me lubame neile, et seda enam ei juhtu või ootame järgmist ajatollat, kes otsustab, et täna on päev, mil me teeme seda uuesti? Ja kui mures peaks Iisrael selle kokkuleppe pärast olema ning kuidas ta peaks tegelikult käituma tulevase presidendi või ka praeguse presidendi suhtes, eriti kui jutt käib Iraanist ja ka Hezbollahst? Vaata, ma ütlen midagi, mis võib-olla ei ole eriti populaarne, aga ma usun, et on aeg, et Iisrael vabastaks end ja teeks seda, mida Iisrael peab tegema, sest keegi teine ei hoolitse meie parimate huvide eest. Ja ma arvan, et me tunneme end kõige paremini ainult oma enda kogukonna ja diasporaa toel. Ja ma arvan, et on aeg, et juudid üle kogu maailma koonduksid Iisraeli ümber. Olenemata sellest, kas neile see peaminister meeldib või mitte, see ei ole oluline. Oluline on see, et me oleme ohus, eksistentsiaalses ohus. Meid tõrjutakse Euroopast välja.
meid tõrjutakse Ühendkuningriigist välja. Inimesed ütlevad, et märke veel pole, aga mina juba kuulen vile. Suur aitäh! Ma näen, et peaministrid ja presidendid üle maailma ei muretse eriti selle pärast, mis juhtub nende juutidega, olgu need siis Iisraelis või kodumaal. Seega peame tegema seda, mis on meile hea. See tähendab, et peame üksteist toetama. Tegema seda, mida oskame kõige paremini, kaitsma üksteist. Ja tegema seda, mida peame vajalikuks, hoolimata sellest, mida maailm meist arvab. Sest ausalt öeldes eelistan ma pigem elada veel ühe päeva ja olla väga ebapopulaarne, kui mitte elada ja olla kangelase või rahutegijana kiidetud. Mind ei huvita. Mind ei huvita. Liiga palju juudi verd on juba valatud. Ma ei väida, et teised peaksid minu eest verd valama, aga ma tahaksin, et minu oma lakkaks voolamast. Nii et me peame jälle tegema seda, mis on ebapopulaarne. Aga me oleme sellega harjunud, nad ei meeldi meile. Ja ma arvan, et me peame loobuma sellest mõttest, et kui me mängime nende reeglite järgi, siis meid hakatakse armastama. Küsimus ei ole meeldimises. Meid ei hakata kunagi armastama, olgem ausad. Mina tahan, et meid kardetaks selles mõttes, et kui nemad meid ründavad ja teevad seda kõvasti, siis me suudame sama vastu teha ja veel paremini.